Tere, terviti taas ja mul on suur hea meel, et üle pika aja on kodumaile tagasi jõudnud Mart Raukas, kes meil ennegi esinemas või rääkimas õigemini on käinud ja nüüd on ta saabunud Sri Lankalt, ei kuskilt mujalt. Tere tulemast! Tere! Ma ei tea, Postimees üllatas just mõned päevad tagasi võrdlemisi positiivselt, et suhteliselt seal on nagu agenda on praegu peavalus selge, aga vaatamata sellele paar tundi vist jõudis esileheküljel olla vähemalt netiväljaandes. Lugu, kuidas Mart Raukas tegutseb Sri Lankal ja mida arvab kohapealsest usust ja üldse elust kui sellisest sealkandis. Kuis siis nii? Jah, aitäh kutsumast saatesse, taas jälle on meeldiv siin olla nagu alati. Tervitan ka selle saate vaatajaid. Postimehe loo kohta, mida sa mainisid kommentaariks, ütleks nii palju, et Elu24 kuuldes, et ma Sri Lankal olen, tavaliselt talviti ma üritan kusagil 2 või 3 kuud troopikas olla just niisugused Kagu-Aasia riikides. Ja mitte ainult klimaatilistel põhjustel, aga ka kultuurilistel põhjustel. Tegemist on väga vanade kultuurimaadega. Sri Lankal olin esimest korda, valitsev usund on seal budism ja siis sellest lühikesest intervjuust kujunes tegelikult välja pikem usutlus, see oli 15. veebruari Postimehes filosoof Mart Raukas Sri Lankast ja budismist, et võib järgi vaadata, aga ta oli esiküljel oli väga lühikest aega, aga ime, et esiküljel siiski oli. Esikülgedel on meil hoopis teised inimesed. Jah, et mõnes mõttes, et siis nagu legaalne inimene, et kui Postimees nagu esiküljel on pannud. Enne kui eksitusest aru sai, ma praegu muidugi utreerin, aga hea küll. Kuidas see koha peal siis see elu käib, sellepärast, et siin kõige tähtsamad asjad juhtuvad loomulikult praegu juhtuvad meie naaberriikides, nagu Ukraina oleks meie naaber, tont sellega, kuidas on. Kuidas seal inimesed ennast tunnevad? Kuidas nad seal suudavad kaine mõistuse säilitada ja kuidagi moodi nende elukorraldust, ka kunagi seal, tõsi küll mitte Sri Lankal, aga Indias viibinuna, võib täiesti kindlalt väita, et mingisugune meelerahu säilitatakse seal igasugustes tingimustes. Seal on läbilõige väga erinevatest asjadest. Jah, Sri Lankalane ise rõhutab, et tema eristub Indiast, samal ajal budism toodi Sri Lankale väga ammu, toodi Ashoka poja poolt, Arahant Mahinda, vanad kroonikad kirjeldavad väga üksikasjaliselt seda protsessi, kuidas kohalikud elanikud, kes uskusid hoopis teistsuguseid asju, seal on pühad puud, nende jaoks väga olulised jakakujud, mis on seotud esivanema kultusega, peale surma esivanemad on siis mõeldud niisugusteks kaitseiidoliteks kujudena palju suuremad, kui need inimesed füüsiliselt elavana olid. Ja siis muidugi olid Jaini mungad, aga kui budism sinna toodi, siis kroonikates on kirjas, inimesed olid kartlikult oma pühadest puudest kinni hoidnud, otsides neid siis kaitset. Ja budistide sõnum oli, et kõike seda, mida te praegu usute, uskuge edasi, see on väga tubli, aga et vaadake oma jumalaid ka olenditena, kes alluvad üldisele muutusele. Et põhjuse ahelad neid ka nagu muudavad ja nähke neid olenditena, kelle suhtes kaastunnet peab ilmutama. Nii et meil on Sri Lanka kultuuris ühest küljest niisugune väga sügav kultuurikiht enne meie aja arvamise algust, seal eksisteerisid ülikoolid meie mõttes. Anuradhapuras 2 ülikooli, 4000 tudengit, 5000 tudengit, väga tõsisel tasemel uuriti seal budismi filosoofiat, loomulikult koos sellega ka muid asju. Et meil on tegemist väga vana kultuurimaaga, samal ajal ütleme, ega see majandus ei ole seal arenenud, turism on leivanumber nüüd seoses selle COVID-i kriisiga
väga raskes seisus, paljud inimesed on, kes turismist elasid. Aga valgel inimesel on seal või turistil seda meeldivam olla, sest et kuigi kohalikud, ja see oli asi, mis mind šokeeris võib-olla kohe alguses, et millise andumusega kohalikud neid COVID-i maske kannavad. Ka üksi mere ääres olles, tänavamees, kellel kodu ei ole, tal ei ole rõivaid seljas, kliima on alati seal soe, magab puu juure all või ütleme, magab puu all juurte peal, mask on ees magades. Aga välismaalased käivad ilma maskita ringi, kui politsei tuleb vastu, pöörab pilgu kõrvale, ta ei näe seda korrarikkumist. Et see oli üks asi, mis üllatas, ja teine asi, mis väga šokeeris, oli liiklus. Jah, see ei ole mitte ainult kaootiline, mitte et seal on palju liiklusvahendeid, nagu võib-olla Indias, sest Sri Lanka on kehtestanud riigimaksu 300%, kui sa tahad osta endale näiteks uue auto, siis 300% on see riigimaks sellest auto soetamise hinnast. Et autot on väga-väga kallis osta, neid liiklusvahendeid ei ole palju ja seadusandjad ütlesid, meil on nii pisikene saar, me peame mingi range reegli tegema, sest muidu see saar on autosid täis. Ja selles suhtes on asi hästi, aga need, kes sõidavad, eriti suurte liinibusside juhid, need lihtsalt kihutavad, need on vanad bussid, ehitatud veel korralikust rauast, kaal on suur ja need pühivad tee pealt ära, mis iganes seal ees on, väiksed tukid, jalakäijad, motorollerid, 60, 50, 60 surma on iga päev liikluses. Covidiga ametlikud andmed ütlevad, et 15 on, et ma küsisingi, et kuidas te nagu nii hoolikad olete selle Covidi hoolsuse reegli järgimisega, aga absoluutselt liiklus niisugust ohutust nagu kõne alla ei võta, et need on niisugused kummalised vastuolud, aga reisimine on alati tore, reisimine avardab alati pilku, aga mul meeldib koha peal olla ütleme 2 kuud, 4 kuud, siis ta ainult ei avarda pilku, vaid sul on võimalik ka pilku teritada. On võimalik märgata teatud analoogiaid, tuua paralleele ajaloost, õppida. Mul meeldib näha tuttavaid nägusid, nendega juttu ajada ja teada, kuhu minna ja mis ajal, et paadi värsket kala saada, sest et värsket kala, tõeliselt värsket kala saada on igal pool keeruline, ka Sri Lankal, kus meri on ümberringi. Ja ka meil ei ole selles mõttes mingisugune erinevus, meil ei värsket kala saada, katsu sa kuskilt saada, eriti kui sa kuskil sisemaal elad. Igal pool, nii palju kui ma reisinud olen. Aga seal ei ole ilmselt vähemalt kasvanduse kala ei ole, kui sa seda värsket saad, siis ta ei ole kasvanud. Ja seda muidugi, aga ütleme, kalur, kui ta ei ole müünud või ütleme isegi mitte kalur on see, kes püüab, aga need, kes seda siis seal lettide peal müüvad, kui ta ei ole müünud seda ära, ta hakkab järgmine päev jälle müüma, eks ole, ta müüb 3. päeval. Nii et esimestel päevadel mul oli ikkagi vaja, nagu see sõna on, ennast kehtestada, kalaturul näidata, et ma oskan kala värskuse järgi hinnata, vaadata silma, tunda seda viskoossust, nahka, kõik need momendid, lõhn on väga oluline, et kui miski häirib, et siis kindlasti mitte võtta, et see merevärskus peab olema veel tunda ja nii, et kaladega on igal pool keeruline, aga seal seda on väga palju. Sest Sri Lanka lõguna tipust viibisin Kalle linnas põhiaja, see on hollandlaste ehitatud kindluslinn, mis on nagu väike vana Holland. Ja mereteede ja selle Ida-India kompanii huvide kaitsmiseks, hollandlastel oli see Ida-India kompanii vanem kui inglastel, inglased kopeerisid hollandlaste pealt, nägid, kui hästi neil läheb ja siis kadedus ei andnud rahu, lõid konkureerivama, tugevama šotlased, kes siis kolooniaid edutult püüdsid rajada kogu ajaloo vältel ja muudkui ebaõnnestusid, kui India kolooniaks muutus,
ja natukene hiljem Sri Lanka ka, siis avanes šotlastel karjäärivõimalus. Põhilised Inglise koloonia mänedžerid olidki šotlased, aga ennem olid hollandlased ja see Kalle linn, see on nagu selline nagu sümbioos Aasia eksootikast ja siis euroopalikust turvatundest, korralikult ehitatud tänavad, majad, pargid. Et sa saad väga erinevaid kvaliteete sealt võtta, sest et ainult niisugune indiapärane linn tähendab, et sul ei ole õhtuti mitte kusagil kõndida. Ei ole restorane, tavernaid, inimesed ei ole väljas, on kodudes. Aga jah, niisugune sümbioos on väga meeldiv koht on see. Ja see oli kena avastus. Mainisid inglasi ja hollandlasi. Huvitav, et tänasel päeval ei mäleta keegi sellest mitte midagi. Need on kõik praegu Euroopa Liidus ja britid küll enam tõsi küll ei ole, aga sellised nagu peaaegu et demokraatia kantsid ja kõik inimõigused ja kõik see on number 1. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mida nad ise tegelikult kuskil maailmas kunagi korraldanud on, siis on see niinimetatud demokraatiast ikka üsna kauged. Ja kus koha pealt see rikkused või rikkustele alus pandi suurel määral, mainisid ka just hollandlasi ja just eeskätt inglasi. See on ju nende piirkondade armutu paljaks varastamine, rohkem mitte midagi. Jah, täiesti õige. Kohalikud elanikud on vägagi ausad, nad on selle Kalle kindlusmüüri äärde väikse skulptuuripargi rajanud, kus on suisa 3-mõõtmelisena selgeks tehtud, kes käsutab, seal on inglane pronkskuju, püss on käes, sihib siis kohalikku elanikku. Temal on seal kohalikul elanikul, siis on niisugune kurb näoilme, seal skulptuuri peal suur kivi on käes, tema peab siis seda kõige raskemat tööd tegema, seal on siis keegi niisugune asehaldur või kohalik funktsionäär meie mõttes siis mingi, ütleme võimu tegelane suure nuiaga, see siis jälgib, et iga väiksem kui eksimus saab karmilt ka karistatud, et terve niisugune skulptuuripark ja sealt Kalle linnast valvati seda vürtside majandust. Euroopas oli järgi, nende nõudlus oli meeletu, kes on ikkagi Aasia toitu proovinud ja kogu selle rikkuse toit elab, see särab, eks ole. Ja kogu vana Amsterdam on ehitatud tegelikult nendest rahadest. Inglismaa muidugi röövis professionaalse sellise oskusega Indiat nii nagu sai. Raudteed ehitati peamiselt just koloniaal eesmärgil, see kuulus puuvilja, mis siis rõivaid Inglismaa müüs Indiasse tagasi. Ennem inglaste vallutust oli rõivatööstus Indias sellisel tasemel, et Euroopa õukondades Euroopas endas toodetud rõivaid müüdi kui India toodet, sest see prestiiž oli kõrge. Et see tekstiili kvaliteet oli nii kõrge ja inglased mitte ainult, et ei röövinud siis nagu paljaks Indiat, aga ka need naised, kes oskasid kududa seda imepeent asja, meil on dokumenteeritud faktid olemas, eemaldati amputeerimise teel pöial, mida kasutati kudumisel. Et need naised isegi siis, kui nad mingites teistes oludes on, et nad ei saaks jätkata oma seda tööd või kunsti. Meditsiin võetis juba siin. Jah, koloniaalajalugu on väga karm ja need paralleelid, mida me kaasajaga tõmbame, et need on vägagi küünilised, et kui me siin tõesti lehtedest loeme, me ei pääse tänases saates. Juba siis, infopid käisid ju juba siis, sest see kõik oli tehtud kohalike huvides. Juba siis räägiti ka sellist juttu ju. Seni ajani jätkatakse seda, et see oli kohalike huvides, et sinna viidi kultuuri ja muidugi ja muidugi ka kristlust rõhutati kristlust, kuigi tegemist on väga, India nüüd ei ole küll budismi maa, seal on väga vähe seda leida, aga Sri Lanka oli ikkagi väga traditsiooniliselt budistlik riik, et me toome sinna tõelise valgustuse, mis on siis ristiusk ja vot selle hind on nii ja niisugune, et see tuleks nagu kinni maksta. Aga me
võib-olla teeme pisikese nagu tagasivaate eelmises saates räägitule, sest peale eelmist saadet ma sain ühelt väga mõjukalt inimeselt, kelle nime ma ei nimeta, aga väga-väga mõjukas inimene siin Eestis, lühikese e-maili, kus soovitati mulle Eestist ära kolida, nimelt oli ka öeldud, kuhu minna, öeldi, et ma peaks Venemaale minema. Ja see oli kategoorilises toonis öeldud, olgu sissejuhatuseks ka selgitatud, et kui filosoof on kutsutud saatesse, siis ei maksa eeldada, et ta poliitkorrektset juttu räägib, mida ilmselt sinu saatetes kunagi ka ei eeldata, aga väga paljudes eeldatakse, kus üldse teleekraan või niisugune avalikkus nagu avalikkuses esinemine toimub. Et mina olen kõik suved lapsepõlves saatnud mööda, veetnud Moskvas ja toega oli Leningrad. Käinud muuseumides. Mulle on Venemaa lapsepõlves saadik sümpaatne, sest ma tunnen vene kultuuri ja vene ajalugu. Ja ma tean, et Eesti rahvas küpses tegelikult tsaaririigi kollitiiva all. Intelligents kujunes välja paraku Peterburis, osaliselt ka Riias. Jah, et minu jaoks Vene impeerium oli see ikkagi. Jah, vägagi niisugune nagu teine sentiment, aga mis me eelmises saates rääkisime, me rääkisime ju sellest, et mis siin praegu toimub, et kui me vaatame laiemat pilti, enamik asju, mida inimesed lehest loevad, mida nad kuulevad, need on niisugused infoopid, mis käivad konkreetsete asjade kohta, kedagi pommitatakse, tanke viiakse ja puudub inimestel ajaloo tundmine, puudub ka laiema pildi nägemine. Ja laiem pilt tähendab tegelikult seda, et praegu on juba sündinud multipolaarne maailm. Me ei ela enam unipolaarses maailmas, kus on üks hegemoon, Ameerika Ühendriigid ja tema järgi rivistunud riigid. Me ei ela kaugeltki mitte maailmas, kus dollar ainult domineerib ja jääb domineerima, sellest me räägime natukene pikemalt. Ja kogu see sünnivalu, mis praegu selle multipolaarse maailma nagu tekkega seoses on esile kutsutud, katsed seda pidurdada, takistada seda ei saa, sest sünd on juba toimunud, multipolaarsus on fakt. Aga neid protsesse pidurdada, takistada, see on see, mida me siin praegu näeme, et see oli meie niisugune teema. Me rääkisime ka sellest, et unipolaarses maailmas domineerib negatiivne eliit. Mõiste negatiivne eliit, mida ei ole kasutatud või tihti pole kasutatud, see tähendab seda, et selektsiooni kriteeriumiks, eliidi selektsiooni kriteeriumiks on see, et sa täidad oma peremehe käsku, hegemoni käsku. Kuni selle külavanemani välja, siis kes kindlas punktis, kindlal ajal karusnahka, vilja ja noori neiusid toob. Ja multipolaarses maailmas on vaja teistsuguseid oskusi eliidile, on vaja dialoogi pidada, on vaja kaubandust nii-öelda ausa partnerluse alusel edendada, seal on teised niisugused kvaliteedid. Ja see praegune multipolaarse maailma sünni poolt esile kutsutud kriis on tegelikult šokk nendele ametnikele, nendele eliidi funktsionääridele, kes on võrsunud siis unipolaarse maailma nagu mudeli raames. Neil ei ole võimeid, nad ei oska, nad ei taha teistsugusel viisil suhelda. Ja see sünnitab omakorda viha, kuidas nüüd ja äratundmine või see väljatulek, et kas nüüd tulebki välja see, et ma ei oskagi, ma ei saagi ja ma ei olegi võimeline. See, kui nüüd seda teada saadakse, seda hakatakse ju esimese asjana varjama. Jah, et Venemaa ja Hiina tegemist on siis sõltumatute riikidega, kellel on oma poliitika.
mõlemil on ajalugu, Hiinal muidugi meeletult vana ajalugu ja kultuur. Venemaal see on väiksem, aga siiski olemas, kogu tsaaririigi ajalugu 19. sajand, Vene ballett, muusika, kirjandus, maalikunst, kogu selline rikkus. Ja see, mida me praegu nagu tegelikult näeme, on eitada, et multipolaarne maailm nagu tekib ja me oleme nende protsesside keskel, kas meil meeldib või ei meeldi, meie näeme neid asju meedia vahendusel hoopis teistsuguses niisuguses valguses ja möödunud korral ma tõin ka metafoori, et toimub siis Euroopas selline nagu müüride ehitamine, me näeme, et telekanalid teiste maadega blokeeritakse ära, nimetatakse Venemaa telekanaleid ühe nimetusega alati, et need on propagandakanalid. Venemaal on 3300 telekanalit, ligi 10 000 ajalehte tiraažiga 1,8 miljardit, ajakirju üle 6000 ja kas me tahame siis öelda või kas keegi tahab öelda, et need on kõik täpselt ühe sisuga, need on kõik täpselt ühesuguse agendaga ja need on kõik Kremli hääletoolud. Räägitakse Ameerika meediast. Ameerikas on kui palju ajalehti, kui palju, ainuüksi Moskvas on 53 raadiojaama. Ameerikas sõidab idarannikult läänerannikule, igas väiksemas kohas oma raadiojaam, mis hakkab kohe piiksuma, erakordselt professionaalselt tehtud. Nad ei mängi ühesugust muusikat, nad ei aja ühesugust juttu ja nende seisukohad ei ole ühesugused. Selles mõttes on väga huvitav ja täpselt samamoodi, üks kirjutab Washington Post, kirjutab seda, The New York Times kirjutab seda, Philadelphia Inquirer kirjutab hoopis midagi muud, Los Angeles Times midagi muud. No ei ole sellist ühtset, nagu meile püütakse siin ette näidata. Ja paistab, et seda enam nagu ei tohi, et see kaitsestrateegia tegelikult, kasutame piltlikku võrdlust, et see lääne maailma, see unipolaarne mudel nagu on hakanud uppuma, ta püsib veel vee peal, meie enda elu võrreldes nende ajalooliste protsessidega on väga lühikene, see võib aega võtta, see niisugune uue maailma korra teke ja me elame selle valu keskel praegu ja tunnetame eelkõige seda valu. Kui me nüüd võtame lehe lahti, Delfi, Postimehe, siis tavaliselt need infoopid on kusagil seal üleval vasakul pool nurgas, esiridades, kus nad valmis on tehtud, ma ei tea, mõnikord nad on niivõrd veidras keeles sõnastatud, jääb mulje, et see ei ole eestlane, kes on selle artikli põhja kokku kirjutanud, ega ka Eestimaal elav venelane, sest see ei mõtle niimoodi, et need on kusagilt tulnud, kohendatud, need infoopid on nendes lehtedes siis sees, muu elu keskel, näiteks see, et me peame tingimusteta Ukrainat et toetama. Võtame nüüd, siin on meil mõned niisugused näited välja printitud, siin on värske Delfi, siin on pilt siis Kaja Kallas, mask muidugi on kenasti ees, näpp on püsti, see tähendab seda, et midagi väga tähtsat on teatada ja Kaja Kallas siis vähemasti siin lehes teatab, et Euroopa peab rohkem importima vedeldatud gaasi ja mõtlema rohepöördele, et vähendada Vene sõltuvust. Nüüd need laused kõigepealt natukene analüüsime, kui tohib, jah? Ja muidugi. Jah, et võtame siin, et lehtedes on, et see on meil ekraanidel ka. Et see lause niisugune, et keegi midagi peab, et see on tihti märk nendest infooppidest, siin näiteks sama asi peab. Siin on üks vanem artikkel, Urmas Paet ütleb, Eesti peab jälle toetama Ukrainat, siin on näha jälle see peab. Ainult, et miks sõna peab. Peab, ja see on levinud väljend, peab, kui te nüüd head televaatajad või saate jälgijad näete sellist lauset peab, siis te teate, et need on käsulauad kusagilt mujalt, sest kui öeldakse, et peab, siin ei ole reeglina mitte mingisugust põhjendust, et miks seda peab, argumentatsiooni ei ole. No siin on järjekordne näide, Mihkelson, kellest meil on juttu olnud, on siin niisuguse tubli püüdliku ilmega jäänud foto peale ja siin ta ütleb, Riigikogu peab kujundama seisukoha kodanikuvabaduste piiramise kohta Venemaal, jällegi siin on alla kriipsutatud peab. Siin on jällegi see sama niisugune jällegi härra Mihkelson, jällegi peab, jah.
Mihkelsoni ma olen väga palju tsitaate välja kirjutanud või noh, trükkinud. Ta ei ole nagu eesti keeles, selles mõttes, et mõte. Hakkadki küsima, oota, aga mida ta nüüd ütles. Ja siis see samane peab, tavaliselt on, me peame tegema seda selleks, et me peame tõmbama lahti vihmavarju, kuna sajab vihma, et mitte saada märjaks, jääda kuivaks. Kuidas soovid? Argumentatsioon, miks? Jah, muidugi, aga peab. See on vastuvaidlematult, see ei ole enam suhtlemine, see on kohtlemata, see on käsk. Kas me võiks kasutada väljendid, et käsulauad, et see on infoop, mille ülesanne on siis selline nagu käsulaud teatavaks teha, et nagu vanasti Raekoja platsil. Homme kella 10 peab hakkama nii. Siis peab hakkama nii. Võtame nüüd selle Ukraina, mille pärast Eesti inimesed nii väga muretsema peavad ja peavad oma toetused kõik sinna saatma, kuigi meil on väga palju lapsi ja peresid ja kes vajaks toetust ja Tallinn-Tartu maantee oleks vaja ehitada lõpuni ikkagi, aga ei ole raha ja see raha rändab siis sinna Ukrainasse. Et keda seal õieti... Peab näitama toetust. Aga keda seal õieti nagu toetatakse, et nii palju kui ma tean, siis Ukraina presidendid, viimased peaministrid ja et nad ei ole ju olnud vist etnilised ukrainlased üldse mitte. Ei. Oled sa minuga nõus seda? Jah, et seal on nagu juhte tasandil väga vähe tegelikult ukrainlasi praeguses Ukrainas. Nüüd, kui nüüd siin Kaja Kallas näiteks ütleb, et peame importima vedeldatud gaasi või siis siin viidatakse nendele sanktsioonidele, mis on nüüd kehtestatud. Hiljuti Saksamaa kantsler täna hommiku vist teatas, et et Nord Stream 2 sertifitseerimine on peatatud või üldse laualt maha võetud. Nüüd seda gaasi on ju Euroopal väga vaja. Venemaa ettepanek on olnud, teeme pikaajalised lepingud, ärme arveldame dollarites, vaid eurodes. Ja te saate soodsa hinnaga gaasi, kui me need pikad lepingud teeme. Ja see muidugi ei meeldi Ameerika Ühendriikidele, kes on siis niisugune hegemoon, kes on alates 1920 vist, kui see dollaripõhine maailm nagu tekkis, on neid dollareid algul, kui nad olid pabersedelid, ainult siis juurde trükkinud. USA riigivõlg on praegu juba 30 triljonit, iga aasta tõstetakse. See on nii astronoomiline summa, et seda ei oska keegi. Ja samal ajal antakse, kuigi võlg on nii suur, antakse mingeid miljoneid, sadu miljoneid Aafrika rahvastele demokraatia edendamiseks. Tundub, et kusagilt nagu võetakse... Dollar muutub seal päris dollariks. Nii ta tehakse, Marshalli plaan oli täpselt samasugune. Ja nüüd ei ole enam vaja ju üldsegi mitte ka printida neid pabereid, vaid sa lihtsalt digitaalselt joonistad neid nulle juurde ja oli olukord ja seni ajani on suures osas olukord, kus kogu maailm tegelikult nagu selle ümber või juurde trüki ka seotud inflatsiooni ja tegelikult võtab oma õlgadele või kinni maksab. Et seal tipus on see dollari printimise masin, mis töötab täistuuridel nagu vaja on ja kogu see niisugune vibratsioon, mis ta majandusele tekitab, see absorbeeritakse ära siis nendes konkreetsetes riikides, nende inimeste säästude näol, kes seal on välja arvatud, kaasa arvatud siis ka Euroopa, kui niimoodi laias plaanis öelda. Nüüd see idee muidugi siis paistab, et ei meeldi väga, et Vene gaas Saksamaal on ja odav gaas, see tähendaks siis igasugu niisuguseid lisaks majandussidemetele ka kultuuriliste edenemist ja vedelgaas see siis tuleb hoopis teise hinnaga, seda ei ole piisavalt palju ja see tähendab seda nagu, et vist Venemaa, Medvedjev oma niisuguses teates repliigi korras siis eurooplastele andis teada, mis ilmselt on ka nagu meie tulevik, et maagaasi või ütleme gaasi
kuupmeeter hakkab 2000 eurot maksma. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui praegu on paljud inimesed tõsistes raskustes, nad ei käi isegi, kuulda on duši all iga päev enam, et sooja vett kokku hoida. Elekter on väga-väga kallis, see tähendab, et kõik hinnad lähevad veel umbes 2 või rohkem korda kallimaks. Aga peab. Aga peab, jah. Aga peab. Ja võt siin on üks, meil ka millegi pärast ei räägita üldse, kui Süüriaga seoses. Ja siin peaminister mainis ka, et hakkame tooma Katarist näiteks. No see, jah, vedeldatud kujul on võimalik, see maksab hoopis teist raha. Ja loomulikult on räägitud Katarist juhtme rajamist. Aga siin see peaks kulgema, kus koha pealt läbi Süüria. Ja Süüria on see nõrk lüli, siiamaani on seal selle pärast. Nii tõenäoliselt nii ameeriklased kui ka tõenäoliselt Vene Föderatsioon sees, sellepärast, et loomulikult Vene Föderatsiooni huvi on see säilitada oma turg. Ameeriklastel on loomulikult teha see toru Katarist otse, miks muudaks hinna vastuvõetavamaks eurooplastele. Aga kuni seda ei ole, siis võtame midagi muud ette ja meie vedeldatud gaasi ostatate igal juhul. Suur poliitik. Jah, näete, head saate vaatajad, et elu on palju rikkam kui see, mida peavoolumeedia meile hommikust õhtuni ette annab. Demokraatia, transatlantiliste väärtuste, inimõiguste ja muude niisuguste taga on enamasti väga labased koloniaalhuvide, hübris niisugune hegemooniks jätkuv olemise püüde ja ükski hind, ükski inimkannatus ei ole piisavalt suur, et seda hübrist või arrogantsust pidurdada. Ega ka näiteks, ka praegu nende konfliktide puhul ju nende inimeste kannatused, kes vahetult seal, kelle elamine puruks lastakse või kes ise surma saab või vigaseks jääb. Ega nende inimeste kannatused ei loe ju mitte midagi. On mingisugused huvid, mingi piir peab kuskilt kulgema ühe arust niimoodi, teise arust naamoodi, siis ühed liigutavad ennast sinnapoole, teised liigutavad niimoodi, ühed sõimavad selle eest, et teine liigutas ennast sinna, ühed kestetavad sanktsioone, teised on selle üle väga kurjad ja korraldavad mingi järjekordse omakorda mingisuguse liigutuse, aga need, kes selle käes kannatavad, need ei huvita mitte kedagi. Jah, nii et kui me praegu nagu oleme nende uute sanktsioonide ees, et elektri hind on nii kõrge suures osas seetõttu, et gaasi hind on kõrge ja gaasi hind on kõrge seetõttu, et ei lubata sõlmida otselepinguid eurodes, peab dollar olema aluseks seal, et siis nende sanktsioonidega ei kannata niivõrd Venemaa, kes on sõlminud ju värskelt, me teame olümpiamängude eel, Putin oli Pekingis, see on hiiglaslikud lepingud, näiteks aastani 30 aasta leping, 30 aasta leping, mille mahud ületavad juba õige pea neid mahtusid, mida Venemaa Euroopasse nagu tarnis. Nii et kes siis tegelikult kannatab, mõtleme. Venemaa suunab oma ekspordi ümber. Ameerika, tema võidab, Inglismaa sammuti, kes on ennast siis Euroopa Liidust lahti haakinud. Nemad samuti võidavad, Ameerika oma vedelgaasi siia siis toob, selle hinnaga müüb nagu tema Kusjuures ei ole üldse selge, kus koha pealt ta seda ostab. Täiesti võimalik, et ostab seda Venemaalt. Jah, aga müüb siis hoopis teise hinnaga siia oma transatlantilise ühtsuse partneritele. Ja kes selle kinni maksavad, on tegelikult Euroopa Liidu inimesed, meie kaasa arvatud, maksame need sanktsioonid kinni. Aga nagu siin peaminister Kaja Kallas teatab, peame, jällegi see sõna peame, mõtlema rohepöördele. Et see tähendab siis seda, et see on nagu selline valuvaigisti. See on ka südametunnistusele nagu koputamine, et kui sa tahad, et sinu lapsed ja lapselapsed kuuleksid linnulaulu ja
ruki, lille, põldu näeksid, et siis sa kannatad selle valu ära, sa kannatad ära selle valu, et see elekter on nii kallis ja et sotsiaalelu kärbub ja kõik nii edasi. Tegelik mõte, mis te arvate, head saatevaatajad, kas ei oleks tegelikult kokkuvõetav niimoodi, et selle ainus eesmärk on pidurdada Venemaa arengut? Täpselt nii. Multipolaarse maailma arengut, pidurdada. Teine küsimus, mind on alati, see on juba kõigepealt ajas nagu natuke isegi närvi, et kuidas võimalik, et niivõrd suured, targad ja tähtsatel positsioonidel olevad inimesed sellist juttu üldse ajavad, peab mõtlema. See tähendab, tegevus eesmärgina on nonsense. Võt siin tuleb nüüd mõelda. Ahaa, muidu ei tule mõelda või? Miks ainult siin tuleb mõelda? No siin teinekord tuleks mõelda, kas tuleb mõelda või tuleb mõelda. Ja teinekord on niisugune tunne, et väga paljud inimesed võtavad mõtlemise näol endale üle jõu käiva ülesande üleüldse. Tegevus eesmärgina on nonsense. No siin tuleks nüüd vaadata. No seda tuleb vaadata. No mis sellest vaatamisest tolku on? Lahendust on mingisugust reaalset lahendust vaja, aga mitte vaadata, uuristada, arendada, kasvatada, lõhestada ja ma ei tea, veel mingisugust 1000 muud tegevust sinna juurde. See on nonsense. Segamini on aetud vahendid ja eesmärgid. Nii lihtne see ongi. Jah, sellega saab nõustuda, et väga tihti keerulisena näivad küsimused, kus on nii palju selliseid detaile ja infomüra selle ümber. Nad on kokkuvõetavad väga lihtsate niisuguste formulite, lausete, hegemoonipüüdlus, hübris või siis hübris tähendab sellist äärmist arrogantsust omaenda tahte peale surumine ükspuha mis hinnaga. Et see on lihtne valem, mis seletab ära enamiku maailma ajaloos toimuvaid asju. Aga nüüd me olemegi jõudnud punkti, kus me võiksime võib-olla mõned näited tuua inimloomusest, sest need on ju inimesed, kes kõiki neid asju korraldavad, teevad, sõdu peavad, sanktsioone kehtestavad, et kes see inimene niisugune siis on. Ma olen juba 61 aastat vana, 62 varsti saan ja päris pikk elu selja taga, mingisugune kogemus, tähelepanekud ka, kuidas inimesed käituvad. Võib-olla ma tohin ühe lihtsa loo rääkida. Ja muidugi. Mina nimetan seda punase nupu looks, et aastaid tagasi esmakursuslastele oli mul filosoofia ajaloo kursus. Ja päris esimesel loengul pöördusin siis auditooriumi poole, noored, kenad inimesed, kõik istusid mingi 60-70 inimest, et pöördusin nende poole, et mis te arvate, et kas siin istuvad inimesed on kenad inimesed, on nad head inimesed või mitte? Mis te arvate oma kaaslaste kohta, vaadake siin auditooriumist ringi. No siis öeldakse, kui avalikult, siis öeldakse ikka kenad inimesed. Nad olid üllatunud ja ütles, et loomulikult, et mis põhjus on siis nagu vastupidist arvata, ütles, aga teeme katse. Et kujutage ette, et iga ühel teil on laua peal ees üks niisugune suur punane nupp. Ja niipea, kui te selle nupu peale vajutate, leiab aset imeline muudatus. Kõik siin ruumis olevad inimesed muutuvad 2 korda targemateks, kenamateks, kui teie kehakaal näiteks on 10-20 kilo rohkem, kui te sooviks, siis see normaliseerub jalamaide. Teie pangaarvele lisatakse summa juurde, et niipea, kui te sellele nupule vajutate, nende inimeste mälu, kõik muutub 2 korda paremaks. Niipea, kui te nupule vajutate, kõigi teie siin ruumis olevate kaaslastega leiab aset niisugune imeline transformatsioon, välja arvatud teiega. Teie jääte niisuguseks, nagu te olete. Kes on nõus nendel tingimustel sellele punasele nupule vajuta? Ja siis oli hauavaikus.
Ma ütlesin, et kas siis tõesti keegi ei ole nõus vajutama. Küsiti, aga mis saab ikkagi minust? Ütlesin, te olete sama kena inimene, nagu te olite ennem ja veel parem, sest te olete nupule vajutusega teinud nii palju head teistele. Aga see ei ole aus, teised muutuvad jõukamaks, nende mälu on parem, nad on kenam. Ütlesin, aga mõtelge, et võib-olla lisaks teile ka keegi teine veel selles auditooriumis vajutab ka oma nupule. Üks nendest 60 veel lisaks teile. Siis ka teid see muudatus tabab, kõik muutuvad. Ja siis nad olid nõus kõik sellele nupule vajutama. Aga see näitab, et see esimene impulss, mis inimeses on ja mida väga tihti need, kes on funktsionäärid juhtivatel kohtadel, see on selline omaenda mina ja selle kõrval ei tohi olla mitte kedagi teist. Egoism, äärmuslik egoism ja sealt me jõuame selle juurde, mis on sõdade kannatuste põhiline põhjus, see on ignorantsus ja siis moraalsel tasandil väljendub see hübrisena või siis niisuguse äärmusliku egoismina, et ainult minu huvi ja selle hind ei ole mitte miski liiga kõrge. Omaenda rahvale kannatuste tekitamine. Lähedastele, see ei loe midagi, su oma rahvas peab maksma sellist elektrihinda. Su oma inimesed peavad neid ja neid vilju noppima, see mitte midagi ei loe, sest et minu enda huvi ja mina, see on esiplaanil. Ja vaat see lihtne näide, sellest nimetame seda siis punase nupu näiteks, see nagu avab, see ei ole ju mingisugune filosoofiline mõttekäik, igaüks võib seda teha, see on lihtsalt niisugune kujutlus, filosoofid väga tihti nagu kujutlevad seda ette, et see paneb mõtlema, et inimeses on selline ühest küljest äärmuslik egoism mitte teha head teistele, kui tema enda huvi ei ole sinna nagu põimitud sisse. Ja teisest küljest see viitab ka sellele, et kui inimestele seletada ära, et keegi teine võiks ka ju nupule vajutada, me saame midagi koostöövormis, ütleme praegu multipolaarses, me saavutame multipolaarses maailmas me saavutame energia, meil on ajaloost ju näiteks teada, kus sellised erilised puhangud, näiteks klassikaline Ateena, Periklase aegne Ateena, kus ehitati kõik need imelised asjad, kus nagu kultuur õitses väga lühikese ajaga. Et inimkond suudab tegelikult imelisi asju korda saata niipea, kui see hübris ja niisugune egoistlik moment on kuidagi nagu tasakaalustatud, aga seda tasakaalustada on väga, väga raske, eriti poliitilistes protsessides. Teine näide, mille me võiksime tuua, mina nimetan seda viiulikunstniku näiteks, on, et kuidas me valikuid seame. Meil on tihti siin praegu niisugused prioriteedid, et selle nimel on vaja seda ja teist ja kolmandat ohverdada. Kujutage näiteks ette, et te sõidate autoga suurel kiirusel ja korraga, teil on vältimatult valida otsasõit ühele inimesele või teisele inimesele. Te ei saa vältida otsasõitu. Ja üks inimene on 3-aastane laps, pisikene. Me teame, et instinktiivselt, midagi niisugust, keegi ei taha isegi unes näha, et ta peaks autoavarii korraldama või otsa sõitma. Et otsasõit sellele lapsele tähendaks selle lapse hukkumist, kohutav asi. Aga kui ta pöörab rooli paremale, sõidab teisele inimesele otsa, siis teine inimene on geniaalne viiulikunstnik, kelle sarnast 100 aasta jooksul üks sünnib, täiesti unikaalsete oskustega inimene. Ja kuidas te otsustate, mida te valite? Kultuuri ajaloos me näeme väga erinevaid valikuid, näiteks vana Spartas ei oleks üldse olnud mingit küsimust, kas lapse elu või siis näiteks täis treeningu läbinud sõdalane, kumb nendest siis nagu prioriteetne on. Teistes maailmades me näeme teistsuguseid niisuguseid valikuid. Tänapäeval me oleme eriti seoses Covidiga valmis tervet ühiskonda, väärtusi, euroopalikku elustiili, avali nägu, mitte maskiga kaetud, seda kõike ohvriks tooma selleks, et võimalikult päästa vaneu inimesi, kes me ju kõik niikuinii sureme, siin ei ole mitte mingisugust pääsu. Et me näeme, et need valikud on hoopis teistsugused ja mõõdutundetud.
et kas sulle ei tundu, et meil on väga nagu kuidagi veider niisugune maailm, milles me elame? Aga ongi. Ja mis on kõige hullem, sa mainisid siin 2 valikut. Me oleme teel sinnapoole, kus jällegi utreerides saaks mõlemale otsa sõita. See, mida tarbis see ja see, antud juhul oli valik ambivalentne, et see või see. Dihotoomiline, kas üks või teine. Täpselt, kas või üks või teine. Siis võtaks mõlemad ära. See kõik, mis neist järgi jääb, ma võtan selle kõik endale. Ka selline valiku võimalus. Ja mul on millegipärast niisugune kuri tunne, et see on nagu Overtoni hakka, kuigi kuskilt sellise võimaluse välja toob sinna. No üks asi on, et see on tegelikult olemas. Ja seda välja ei öelda. Inimkond käitub täiesti teistmoodi. Niipea, kui midagi välja öeldakse, on hoopis teine pilt. Sellepärast kujutage ette perekonda, üks on lootusetult haige, aga tal ei ütle seda mitte keegi, omavahel ka keegi ei ütle. Siis käitutakse ühtemoodi. Niipea, kui tuleb keegi, kas või lapsesuu ütleb, aga vanaisa on ju nii haige, et minik ju või menek. Otse kohe on käitumine teissugune. Juba hakkab keegi kuskil mingit testamenti uurima, juba keegi vaatab kuskil midagi, et kuhu see või see, kus jaotatakse midagi. Lähem võib-olla kuhu kalmistule või mismoodi või hoopis teine käitumine. Me kohtume taas õige peatselt.